Järgmisena tuleb rääkima Marge Pärnits, kellel on kaasas ka Karunässu ja Marge räägib meile ka oma ühest edukast kampaaniast. Tere kõigile! Minu nimi on Marge Pärnits ja ma tulen teie juurde Mänguasja muuseumis siin samast nurga tagant selleks, et rääkida projektist Nässu ja lumekruubid. Ja Nässu on seesama siniste silmadega karu, kes istub seal laua nurga peal. Ma arvan, et ma ei hakka teda kaenlasse võtma, siis ta hakkab nihelema ja segama nagu tavaliselt. Ja tegelikult see projekt, mille puhul on siis tegemist lasteraamatuga, sai alguse sellest, millest ma arvan, et päris paljud raamatuprojektid saavad alguse. Et raamat oli olemas, nii-öelda käsikirjana oli raamat olemas. Mul oli olemas Tartu Kulka toetus, mul oli olemas kirjastus, kes tahtis seda raamatut teha, aga asi, mis ei õnnestunud, oli Suure Kulka toetus. Ja kui peale teist taotlust Suur Kulka saatis kirjastusse tuttava kaudu viisaka lause, et ärge enam tulge, me ei anna teile nagunii raha. Siis ma sain aru, et hea küll, ma ei lähe neid enam selle jutuga tüütama, et las see siis olla. Ja saatsin Hooandjasse küsimise ja minu meelest esimene tester igasuguse projekti puhul ongi see, et kes on need inimesed, kes ütlevad sulle, et jah, ja Hooandja puhul oli küll tõesti niimoodi, et Hooandja saatis väga-väga kiiresti vastuse, et jah, teeme küll. Siis ma lasin oma mõttes läbi, et kes on need inimesed, kellega ma tahaksin seda projekti teha ja testisin seda mõtet oma töökaaslaste peal. Läksin ühe töökaaslase juurde, ütlesin, et siin on minu mobiiltelefon, et kas oleksid valmis minuga videot ja pilte tegema Hooandja jaoks, et proovime, et kas tuleb midagi välja. Töökaaslane ei löönud põnnama, tegi asjad ära, siis kirjutasin teksti, saatsin järgmisele töökaaslasele, küsisin, et kas see tundub sulle okei. Ja testisin veel erinevate inimeste pealt ja mitte keegi ei öelnud, et kuule, sellel ei ole küll mõtet või et see on mingisugune õudne jamps. Ja siis me lükkasime selle üles ja tegelikult kuna mul oli see teadmine, et hästi paljudele inimestele see kummaline väike karu läheb korda ja paljud on tema eelmist raamatut juba lugenud, siis mul tegelikult seda kartust ei olnud, et me ei saa hakkama. Et mul ikkagi usk oli väga suur. Ja tegelikult oli mul ka see tiim teada, et kui me selle raha, milleks siis planeeritult oli 4500 eurot, mis tegelikult tundus ühe raamatu jaoks selline päris nagu keskmiselt suur summa isegi. Et kui me selle kokku saame, siis ma saan Eesti ühe parimatest fotograafidest endale tiimi, kellega me oleme juba varem tööd teinud. Väga hea kujundaja, kellega me oleme mitu raamatut koos teinud ja vaieldamatult Eesti ühe parimatest keeletoimetajatest, kellega me oleme varem koostööd teinud, et ma teadsin, et see kokkusaamine tagab mulle selle tiimi ja kui me eile rääkisime veel muuseumis töökaaslastega, et mida tähendab siis tegelikult ühisrahastus, et siis me jõudsime sellisele mõttele, et ühisrahastus on tegelikult ühismaine. See tähendab, et see inimene, kes projekti läbi viib, see teema, millest räägitakse ja kõik need organisatsioonid, kes kaasa löövad, ehk siis, et meie projekti puhul selle maine moodustas see siniste silmadega karu ja sõna Mänguasja muuseum, et see karu on sealt muuseumist pärit. Aga mida me siis tegime, kui see kampaania meil üles läks? Meie kampaania puhul oli selline huvitav lugu, et see läks üles suvisel ajal. Ja eelnevalt me veel mõtlesime ka, et huvitav, et kas kuidagi mõjutab see, et on suvi ja inimesed chillivad ringi ja mõnulevad ja siis tuli see kuumalaine, 30+. Loomulikult kõik lamasid kuskil, kas oimetuna mingisuguse jääkokteiliga või siis need, kes armastasid päikest, need lamasid rannas. Ja mina närisin küüsi arvuti ees, et pagan, et ma ei tea, kas mul oli see vaja nüüd selle suvisel ajal võtta, et muidugi ma ikka väga usun sellesse ja lähen peegli ette, ma väga usun sellesse tõesti, saame hakkama. Mina ei tea, et nüüd lubatakse 32 ja siis lubatakse 34 kraadi, et pagan ei tea.
ja siis hakkas ühel hetkel see asi jooksma, et need inimesed, kelle jaoks see projekt oli oluline, need jagasid seda, et tegelikult kogu meie kampaania oligi sotsiaalmeedia põhine ja toetus väga paljus nendele inimestele, kes toetasid, nendele inimestele, kes oma nime avalikult Hooandjas näitasid, et te kindlasti olete ka märganud, kes on seal ise toetanud, et kõik nimed ei ole nähtavad, aga kes on, et kui te ise ka toetate, siis arvestage, et kui teie sõbrad näevad seal teie nime, et see on ka üks väga oluline näitaja, et tema toetab, mina tahan siis ka toetada. Et see on kindlasti see asi. Aga mida me ise siis projekti raames jagasime, et me tegelikult ainult ei jaganud seda infot, et siin on meie projekt, et pritsib appi, siis teeme ära. Vaid et lisaks sellele me jagasime kõikvõimalikke blogipostitusi, mis olid kaude seotud, jagasime ka ilmateadet, kuna tegemist on nende lumegruupidega, mis tegelikult, kui keegi on näinud, need on sellised väikesed kõvad terakesed, mis vahel harva sajavad. Ega kuskilt tuli mingisugune ilmateade näiteks selle kohta sügise poole, et kuskil septembri lõppu lubatakse lumegruupe, siis me kohe paiskasime ka selle kohta infot. Ja hästi tore oli see, et ma avastasin, et inimesed hakkasid näiteks Instas jagama oma mingid täiesti suvalisi pilte ja all oli #lumegruubid. Tõesti arusaamatu, kuidas need pildid sellega kõik seotud olid, aga nende jaoks see seos oli olemas ja see sõna levis väga-väga ilusti. Ja ma mõtlesin ka, et mis siis võiks olla kõikvõimalik, ükskõik missuguste projektide puhul oluline, et muidugi see teadmine, et mida, kellele ja kellega sa teed, aga tegelikult seesama peegli ees seismine ja kinnitamine endale, et see, mida ma teen, on õige, et see ongi üks nendest võtmesõnadest, et sa saad aru, et see, mida ma teen, see on minu projekt. Ja ainult mina, kui ma teen üksinda või ainult meie, kui sa teed mitmekesi, ainult teie teate tegelikult, et kuidas see projekt peaks kulgema ja mis sellest peaks saama ja sa ei hakka valetama. Sul ei ole vaja valetada, et sa teedki seda kogu südamest ja siis see, kes toetab, see saab sellest väga hästi ka aru. Loomulikult ei olnud ainult nii, et kõik oli lust ja lillepidu. Et selliseid positiivseid asju oli hästi palju, kas või neid, et kõnnid mööda tänavat ja siis tuleb mingi tuttav vastu, kellega ei ole väga ammu näinud ja siis tema esimene küsimus terele järgnevalt on see, et aga kuule, kuidas lumegruppidel läheb, et mis värk on, et kas sa saad kokku või et kas on mingit abi vaja või äkki on share'ida vaja või et kas ma saan midagi teha. Et põhiküsimus terve suvi läbi oli, et kuidas läheb lumegruppidel. Ja need, kes minuga koos olid, sageli käisin mõne töökaaslasega ringi, siis töökaaslased hakkasid mind juba natuke imelikult vaatama. Kõik su tuttavad räägivad ainult lumegruupidest. Jah, kuidagi on nii läinud, et peaks ilmateatesse tööle minema. Aga selliseid naljakaid hetki oli ka tegelikult, et üks kõige veidram hetk oli tegelikult ühes kirjastuses töötav tuttav, kes saatis mulle sõnumi, et miks sa hakkasid selle asjaga jamama? Et ise sa tead, sa tunned nii paljusid, on ju, mis sa ei võinud mulle siis kirjutada, ma oleks selle asja ära teinud, sul on nii palju jama kaelas, sa pead terve suvi läbi eblima sellega. Ühesõnaga, seda kirja tuli ja siis ma mõtlesin, et päris kummaline hetk oli ausalt öeldes. Ja see hetk ei tulnud niimoodi, et see oleks olnud nagu esimese paarisaja peale, et see oli pigem nagu projekti lõpupoole, siis kui ta hakkas nägema, et see saab teoks. Aga enamik inimesi olid siiski sellised hästi toetavad ja mida tasub meeles pidada minu arust, on 2 asja. Esimene asi on see, et seda projekti näevad palju rohkemat, kui sa iial oskad ette kujutada. Isegi kui sa arvad, et sul on väga palju tuttavaid, sa ei kujuta ette, kui kaugele see läheb. Ja kui sa räägid kellegiga või kui sa kirjutad kellelegi, saadad meili, listi, mida iganes, igaühele sa kirjutad tegelikult esimest korda. Isegi kui endal on see tunne, et pagan, ma olen sellest juba nädalaid rääkinud. Väga tõenäoline on see, et see inimene kuuleb sellest esimest korda. Et siis tasubki sellest rääkida nagu esimest korda. Mitte tüdinult,
mitte murega hääles, mitte mingisuguse kolliga kuklas, et tõesti siuke, mul on selline asi, ma ei tea, tahad kuulata. Ja üks selline eriliselt tore asi tegelikult oli selle projekti juures see, et päris esimestel nädalatel, ma arvan, et esimesel või teisel nädalal sain ma kirja, kus oli kirjas, et tere, minu nimi on Lauri, töötan selles ja selles trükikojas. Et ma nägin Facebookis seda hooandja kampaaniat ja et eelmine raamat on meie juures trükitud, et kas te kavatsete praegu ka meie juures trükkida? Nagu väike mõte oli. Väga tore. Mina olen tegelikult sinu koolivend. Mulle väga meeldib Mänguasja muuseum. Kuule, ma tahaks sulle head hinda teha. No ma võin ju siis selle hea hinna vastu võtta, kui sa väga tahad. Et tegelikult selle projekti sees oli väga-väga palju selliseid häid üllatusi ja tõesti me hakkamegi selle trükikoga koostööd tegema, sest nagu lubatud ta tegi hea hinna ja nagu lubatud ta on mu koolivend. Mis seal ikka? Et ilusate asjade juures juhtub ilusaid asju. Seda ma juba ütlesin, et usk on hästi suur asi ja praeguseks on siis seis nii, et raamatupildid on kõik tehtud. Me saime selle raha kokku projekti pikendamisega, kuna mulle ikkagi tundus, et ei ole mõtet seda kõike sellepärast maha visata, et tuli kuuma kampaania, et ma täiesti sain aru, et inimesed soovisid juua oma külma kokteili ja lamada rannas. Saime raha täies mahus kokku, võin ka öelda, et isegi kui ma mõtlesin, et ma istun viimasel õhtul üleval ja vaatan, et kas ma pean panema viimased 100 eurot juurde, seda ei olnud, sellepärast et juba keset viimast päeva astus üks sõber mulle linnas ligi keset lõunasööki ja tegi rahakoti lahti, ütles, ma vaatasin enne, et 25 on puudu. Mul ei ole endal ülekandmise võimalust praegu. Palun, kas sa paneksid selle 25? Raamat anneta heategevuseks. Ja sellistel hetkedel tasubki mõelda, et sa teed seda südamega. See on sinu projekt. Sa teed selle ära. Aga kõik need inimesed, kes aitavad kaasa, need on selles maineprojektis osalised. Et see on tegelikult nende projekt. Isegi kui sa üksinda vead, siis tegelikult vead sa pärast kas 200 inimesega, 2000 inimesega või 20 000 inimesega. Nii on. Kes pärast tahab midagi küsida, siis ma saan aru, et õhtupoole on meil siin avatud foorum, olete väga oodatud küsima. Omalt poolt võin öelda, et ma ei ole kunagi kuulnud, et karud räägiksid, nii et teda võite lihtsalt kallistada. Aitäh!